tervist! Ma jätkan siis atmosfääri tsirkulatsiooniga ka, aga natukene lokaalsemal tasandil kui Jaak. Ja põhiliselt keskendun siis Eesti üksikutele näidetele. Ja Eesti kõige tuulisemaks piirkonnaks kahtlemata on Vilsandi, seega põhiliseks näidisalaks oma jutus ma täna kasutan Vilsandit. Kõigepealt tuule mõõtmistest, et tuule mõõtmise aegread iseenesest on päris pikad. Kõige pikemad vaatlusread on Pakril, Vilsandil, Sõrves, ikka mere ääres, sadamate majakatega seotud, samuti üsna pikk aegrida Tartus, aga kõige pikemad aegread ei ole kaugeltki mitte kõige paremad alati ja seetõttu pikkade trendide väljatoomine ei pruugi alati hästi õnnestuda. Siin on üks näide Pakri ilmajaamast, kõige pikem aegrea, mis algab 1891. aastast ja nagu näete, tuule kiirus on käinud üles-alla päris palju ja see ei ole mitte looduslik trend, vaid väga tugevat mõju avaldab siin see, et esiteks on muutunud mõõteriistad, mõõtmiskordade arv, teiseks mõõtmise asukoht, kui algselt oli majaka juures mõõteplats, siis nihkus mõõteplats Paldiski linnast põhja poole. Lõpuks 90. aastatel nihkus ta lausa linna sisse, sest et liiga sagedaseks läks vasekrattide poolt ära varastatud kaablite asendamine. Ilmajaamas mõõtmised hakkasid juba pidevalt katkema selle tõttu, et varastati kaableid. Aga linna sees, nagu näete, tuult ei ole. No mida sa mõõdad seal, kui sul on 3. küljes 5-korruseline maja ja 4. küljes on merekindluse kõrged muldvallid. Nii et 70% tuule kiiruse kahanemist mitmest sektorist oli sellele perioodile iseloomulik. Ja eks siis vastavalt sellele muutusid ka tuule suunad. Kui vaadata sellist tüüpilist tuulteroosi natukenegi avatumas piirkonnas, siis domineerisid lõuna- ja läänekaarte tuuled. Kui aga läks majade varju, siis oli ainult üks väike kitsas sektor ja seegi kagusuunast, kus tuul peale pääses mõõtemastile. Lääne, põhja, idasektor olid kõik väga tugevalt varjutatud. Nii et ilus pikk aegrida, aga trendianalüüsiks täiesti kasutu. Nüüd on see põhjatipus tagasi? Nüüd on jälle põhjatipus tagasi, et viimased 7 aastat on nüüd jälle uuesti peaaegu algses asukohas tagasi ja tuule kiirus on ka kohe hüppeliselt kasvanud või taastunud. Ja miks see tuule suund nii väga oluline on, et kas mõni sektor on rohkem varjutatud või vähem, seda iseloomustab Pakrit varjutamata perioodi tuulteroos, mis on küllaltki ühtlane teatava ülekaaluga lõunatuulte osas, aga samuti pisut suurem osakaal läänekaartest. Kui aga vaadata tuule kiiruse histogrammi, siis läänesektoris on pikalt välja venitatud tuulekiiruste sagedus erinevates kiirusklassides. Ida pool on ainult nõrgad tuulekiirused, põhja pool on samuti rohkem küll väikseid kiirusi, aga piisavalt ka suuremaid kiirusi. Seevastu lõunasektoris väga tugevaid tuuli on vähe, küll aga üsna palju mõõduka tugevusega tuuli. Ja nii ta väljendub ka tuule energias
ehk tuule jõus kas siis purustada, rannikut kulutada. Valdav osa energiast on läänekaartest, eriti edelast ja peaaegu midagi ei ole tuulel jõudu ida suunast. Nii et see on ka üks põhjusi, miks lääne suunale avatud rannikud on reeglina enam kulutusest ja tormikahjustustest mõjutatud kui ida suunas avatud rannikud. Või kui me läheme tuuleenergia peale, siis kas idakaartes on teil mets sees või mitte, on väheoluline, küll aga on oluline, et tuuliku ees lääne- või lõunasektoris ei oleks takistusi. Pisut tuule mõõtmisest, et kuna asukoht oli väga oluline, piisab kõigest mõnekümnest meetrist ja teil on tuuletingimused väga erinevad, lähete ühele poole maja, lähete teisele poole maja ja kogete väga erinevat tuulekiirust või metsatuul. Aga sama oluline on ka see, kuidas tuult on mõõdetud. Kõigepealt vana klassikaline mõõteriist Wildi tuulelipp, kahe erineva raskusega plaadiga ja vastavalt siis tuule kiirusele ühe või teise plaadi pealt lugemit võeti, tugevama tuule lugemit raskema plaadiga, nõrgema tuule lugemit kergema plaadiga ja tuulelipp keeras siis vastavalt tuule suunale ja silmaga siis määrati, kui täpne on keskmise tuulekiiruse mõõtmine laperdava plaadikesega või siis pöörleva tuulelipuga silma järgi. No võite ise ette kujutada, et see täpsus väga suur ei saa olla. Praegu me vaatame ilmateenistuse kodulehe pealt ilmaennustust ja näeme tuulekiirust mõõdetud 0,1 meetrit sekundis täpsusega, kui tuulelipu pealt suudeti lugeda meeter sekundis täpsusega või paar meetrit sekundis täpsusega suuremate kiiruste puhul, puhangute puhul, siis oli isegi hästi. Nii et see vanade andmete võrreldavuse küsimus on alati väga kriitilise tähtsusega. Edasi arengus toimus üleminek anemo rumbomeetritele. Sellel pildil on siis küll moodsam variant anemo rumbomeetrist, kus mõõdetakse propelleriga tuule kiirust ja lipuosa hoiab teda siis tuule suunas. See oli juba oluliselt täpsem instrument, sai keskmistada korralikult üle kindla perioodi ja ka heitlike tuulte puhul oli tuule suuna määramine küllaltki hea juba. Küll aga on propeller anemomeetril see probleem, et ta pisut kipub üle hindama tuulekiirust seetõttu, et alguses küll inertsiga ei lähe propeller nii kiiresti tööle, kui tuul puhub, aga pärast ta ka ei aeglustu nii kiiresti, kui tuul lõpeb, et puhangulise tuule puhul pigem kippus ta pisut üle hindama tuulekiirust kui alahindama. Ja tänapäeval pigem on moodsamate kasutuses pultpanemomeetrid, millele see ülekiirendumise efekti on vähem. Ja traditsiooniliselt on ilmajaamades vaatlusväljakul jätkuvalt olemas nii klassikaline Wildi tuulelipp kui siis anemomeeter eraldi masti otsas ja seejuures kõrguse erinevus on neil ka olemas. Anemomeetrid on standardselt 10 meetri või 10,2 meetrit maapinnast kõrgusel, seevastu tuulelipp oli klassikaliselt 13 meetri kõrgusel, pahatihti, aga sõltuvalt sellest, kuidas lähiümbrus puud kasvasid, muudeti ka masti kõrgust või siis tõsteti üldse hoonete katusele, nagu näiteks Pärnus, kus ka suhteliselt pikk aegrida, aga see ilmajaam on rännanud ilmselt rohkem oma asukohas, kui keegi teist on oma elu jooksul kolinud. Nii et selle ilmajaama aegreaga on jälle probleem, et pikk rida, aga vähe kasu. Veelgi moodsamad vahendid, pigem juba teaduslikeks analüüsideks,
on eeskätt tuule profiili mõõtmiseks kõrged mõõtemastid, mille kõrgused võivad ulatuda seal mitmesaja meetrini isegi, ja siis on anemomeetrid koos tuulelõikudega paigaldatud erinevatele kõrgustele, klassikaline 10 meetri kõrgusele ja siis edasi sõltuvalt vajadustele paarikümne meetrise intervalliga ja saab kätte tuule profiili või siis õhupalliga, mille külge on, mis on köiega maa külge kinnitatud ja lennutatakse seda kõrgustesse ka kuni mitmesaja meetrini võib seda teha. Vahepeal on siis andurid, mis registreerivad nii tuule kiirust kui suunda ja saab vertikaalprofiili mõõta. Laserseade õhus on alati aerosooli või peenosakesi, millelt toimub laserkiire hajumine. Hajumise järgi arvutatakse välja tuule nihe ja saadakse mõõta mitmesaja kõrguseni pidevat vertikaaltuule profiili. Või siis sodar, kus heli hajumist samadel põhjustel mõõdetakse. Laseri puhul on vajalik suurem energiatarve, sodari puhul väiksem energiatarve, võib täiesti eraldatud piirkondadesse päikesepaneeli abil tööle panna, et igal süsteemil on oma eelised ja puudused, et nende kahe seadme puhul on küll väga hea lahutusvõime vertikaalselt, väga hea täpsus, tuuleenergia tööstuses on praegu ta peaaegu ainuvaldav, sest et oluliselt odavam on kasutada selliseid seadmeid, kui kõrget mõõtemasti püstitada ja pole probleeme ka lennuliiklusega, aga jah, vajavad mõlemad elektrit ja see võib teha elu keeruliseks. Miks aga seda vertikaalset profiili on vaja, on sellepärast, et tuule kiirus sõltub väga tugevalt mõõtmiskõrgusest. Mida lähemale maapinnale, seda väiksem on tuule kiirus, kõrguse kasvuga tuule kiirus kasvab ja eriti suur on kiiruse kasv just maapinnale lähedasemas kihis ja stabiliseerub see kasv sajakonna või paarisaja meetri kõrgusel, kus kasv on juba üsna väike. Tegemist on täitsa reaalse profiiliga Eesti läänerannikult, Saaremaalt ja te märkate tuule kiiruse kõve, et kuigi ideaalis võiks ta olla ilus sujuv, siis tegelikult on siin paar hammast sees. Need väiksed hambakesed on tingitud sellest, et lähiümbruses on mets, mets tekitab turbulentsust ja tuule profiil ei ole päris ilusti matemaatilise funktsiooniga kirjeldatav, vaid tal on siiski sees teatavad kõrvalkalded ideaalprofiilist. Kui suured need kõrvalkalded on, selle jaoks ongi vaja siis vertikaalprofiili mõõta täpsemalt. Või teine variant, seda modelleerida. Modelleerimiseks on vaja teil kirjeldada ilmajaama lähiümbruse tuuletõkked mõõtemasti lähedalt, mis kõik siis tekitavad turbulentsi ja avaldavad kõige tugevamat mõju tuule kiirusele. Teine tase on siis reljeef, küünka kohal toimub kiirendumine, küünka taga tuule kiirus on väiksem, pinnakaredus, eeskätt siis maa kasutus ja milline see on, kas mets on ühtlase kõrgusega tihe või on ta raielankidega või muidu väga erineva kõrgusega puud seal kasvamas. Kõik see avaldab mõju ja loomulikult algandmete täpsus ja kvaliteet. Kas on madalalt ilmajaama mõõtemastist 10 meetri kõrguselt mõõdetud andmed või on kõrgem mõõtemastid, nende puhul on siis lihtsam ja täpsemad tulemused võimalik võtta. Siin on näide Vilsandi ilmajaamast, mida me kõik peame reeglina üheks kõige tuulisemaks, kõige paremaks ilmajaamaks, aga kui me vaatame tegelikku situatsiooni, siis ega ta nüüd päris ideaalne ei ole. Ümberringi on hooneid ikka üsna ohtralt ja mõõtemast ise ei paikne hoonetest kuigi kaugel. Ja hooned omakorda paiknevad eeskätt läänesektoris ehk selles kõige tuulisemas sektoris. Nii et reaalne tuule kiirus
siiski veelgi pisut tuulisem kui Vilsandil ja täpselt samasugune olukord kehtib peaaegu kõikjal ilmajaamades, et see tuulekiirus, mida me ilmajaamast näeme, kehtib tegelikult ainult mõõtmispunktis. Lähete juba 100 meetrit või paarsada meetrit kaugemale, on tuulekiirus juba natukene erinev, nii et see tuulekiiruse kõige suuremaks probleemiks ongi tema väga suur ruumiline või asukoha sõltuvus. Ja seetõttu ega ma ei saa väga palju optimistlikum olla kui Jaak oma jutus, kes lõpetas, et ta ei ole päris kindel, kas sademete hulk on suurenenud või mitte, siis ma tuulekiiruse puhul ei ole ka palju optimistlikum, kas ta on nüüd oluliselt suurenenud või mitte, kas tormis on suurenenud või mitte. Oletusi ma teen, aga päris kindlalt ma seda väita ei saa. Küll aga on oluline ka see tuule suund, kas see on aja jooksul muutunud või mitte, ja tuulesuuna ajaline muutlikkus on natukene kergemini väljendatav ja mõõdetav. Vaatame 4 põhiilmakaarte. Saaremaa läänerannik, Vilsandi, põhjatuule puhul värvitoonid, kus on punane, on tuulekiirus suurem, ligi 7 meetrit sekundis, ja rohekas on siis umbes 3,5 meetrit sekundis kiirus. Idatuul, lõunatuul ja läänetuul. Te märkate kas või Vilsandi saare kuju muutust sõltuvalt sellest, kust pool tuul puhub. Kui on põhjatuul, tekib vari lõuna poole. Kui on idatuul, on pikk vari pikki saart ida-lääne suunalisem. Lõunatuul, mis on tugevam kui idatuul või põhjatuul, siis Vilsandi saare efekt hakkab peaaegu et ära kaduma. Küll aga tuleb sama efekt uuesti välja läänetuule puhul, läänetuul ja idatuul. Vilsandi saar mõlemal puhul joonistub välja pika peenikese viilunatuule kiiruses ja põhjuseks ei ole antud juhul mitte see, et tuul oleks läänest seal nõrgem, vaid just see, et ilmajaamast läände jäävad hooned, sealhulgas majakas, avaldab arvestatavat mõju konkreetselt kitsalt lääne sektorist puhuvale tuulele ja tuule kiirus tõesti on sellest kogu Vilsandi saare ulatuses umbes pool meetrit sekundis kiiruse võrra kahandatud on. Aga sellele vaatamata, ega meil Vilsandist palju paremat pikka aegrida võtta ka ei ole. Ja vaatame, kuidas siis tuule kiirus on muutunud. Horisontaalteljel on aastad, alates siin 1890-ndate teisest poolest kuni 2012. aastani. Vertikaalteljel on kuud ja värv tähistab tuule kiirust vastaval kuul. Pisut üle 2 meetri sekundis on siis tumepunane ja ligi 10 meetrit sekundis on kuu keskmine tuulekiirus tumesinisena näidatud. Ja pilt on väga selge ja iseloomulik. Suvekuudel on kiirus väike ja talvekuudel, nii jaanuar-veebruar kui eriti oktoober, november, detsember on tuulekiirus suur. Aga kui me räägime trendist ja muutusest tuule kontekstis, siis vaatame, kuidas need muutused on toimunud. Silma torkab üks väga suur punane laik, mis jääb vahemikku aastates 1930 teine pool kuni 1940 keskpaik. Sama periood joonistus ka mitmel juhul välja Jaagu poolt näidatud graafikutes, nii et ka tuulekliimas tuleb see esile. Ja kui me vaatame edasi
hilisemaid vaatlusi, kus mõõtmistäpsused on juba kindlasti paremad, siis te märkate, et punane sektor läheb iga aastaga üha laiemaks, nii sügise poole kui kevade suunas, ehk siis nõrga tuulekiirusega periood suvel on vähemalt alates 1960-ndatest pidevalt laienenud. Talvine maksimaalse tuulekiirusega periood ei ole aga muutunud intensiivsemaks, tuulekiirus ei ole sel perioodil oluliselt tõusnud. Pigem jäid tugevama tuulega perioodid 1980-ndatesse, ehk siis see sajune, sombune aeg, kus päikesekiirguski oli vähe, ja samuti oli 50-ndate teisel poolel selline periood ning 1900-ndate alguses. Täpselt sama periood ja Väike-Maarja, aga kahjuks Väike-Maarja rida on lühem, algab 60-ndate keskelt ja me näeme, et põhimõtteliselt sama tendents esineb ka seal ja roheline joon, mis tähistab siis kogu perioodi tuulekiiruse suhtelist muutust, on kogu perioodi ulatuses, kui vaatame 1900-ndatest alates, siis Vilsandi puhul ilma olulise trendita, aga kui me võtame 60-ndast alates, siis on statistiliselt oluline trend juba olemas. Nii et keskmine tuulekiirus pigem ajas on kahanenud. Ja sama näitab ka Väike-Maarja. Keskmine tuulekiirus on pigem kahanenud. Küll aga ütleb statistiline analüüs meile seda veel, et olulisemaks tuulekiiruse aasta keskmise tuulekiiruse määrajaks on talvine poolaasta ja eriti talve esimene pool ning sügis. Kevadine kiiruse kasv ei ole nii oluline kui talvine aeg. Suvel on kiirus suhteliselt ühtlaselt nõrk läbi kogu perioodi, aga talv on see, mis määrab ka ära meil aasta keskmise tuulekiiruse. Ja veelgi edasi liikudes juba tormide peale, siis tormi aegrida, tormipäevade arv, olgu tormi puhul, me küll räägime Eesti mõttes tormist, ehk siis kui tuulekiirus läheb üle 15 meetri sekundis. Klassikaliselt Lääne-Euroopas pigem hakatakse tormist rääkima 21 meetrist sekundis. Nii et selles mõttes see definitsioon torm on juba iseenesest natukene tinglik, aga meie konteksti sobib 15 meetrit sekundis päris hästi, sest siis meil esineb ka mõni tormipäev üle paari aasta Sise-Eestis. Muidu meil Sise-Eestis torme ei pruugikski alati iga aasta olla ja Lääne-Eestis saame keskmiselt kätte siis ligi paarkümmend tormipäeva. Vilsandi jälle kõige tormisem pika aegreaga jaam ja vaatame erinevaid vaatlusmeetode. Kõigepealt vaatlused tuulelipuga. Sel perioodil on olnud väga selge trend tormipäevade arvu kahanemise suunas kuni 1976. aastani. Ja põhiliselt seetõttu, et 50-ndatel oli tormipäevi väga palju. Edasi, kui tulid Anemo rumbameetrid ja mõõtmissagedus läks suuremaks, 8 korda päevas, iga 3 tunni tagant, või edasi automaattilmajaamaga nüüdisaegsed vaatlused, siis sellel perioodil statistiliselt olulist usaldusväärset trendi tormipäevade arvus ei esine. Kui me kogu rea võtaksime, siis me näeksime, et mõningane trend tormipäevade arvu kasvu suunas oleks olemas, aga kuna see esimene tuulelipuga vaatlusperiood on suhteliselt ebausaldusväärne, esiteks öised vaatlused olid sisuliselt võimatud, kuna väljas oli liiga pime, et näha tuulelipu
plaatide võnkumist tormituule käes, siis päevaste andmetega ei pruukinud alati tormi kätte saada. Ja mida sagedasemad on mõõtmised, seda suurem on tõenäosus, et me selle 15 meetrit sekundis tuulekiiruse hetke registreerida suudame. Nii et selles mõttes on ka loogiline, et viimasel perioodil tormi nähtust on rohkem registreeritud. Aga see ei ole ainult seadmetega seotud. Tegelikult on tal siiski ka olemas omaette seos tuulesuunaga. Vilsandil on selgelt näha, et alates 60ndatest aastatest on suurenenud edelatuulte osakaal. Lõunatuuled, mis on ühed sagedasemad edelatuulte kõrval, nende osakaal on jäänud püsivaks, muutust ei ole toimunud, küll aga on ida- ja kagutuulte osakaal kahanenud. Idatuuled, nagu alguses näitasin Pakri näitel, on ühed nõrgemad tuuled. Kui nõrkade tuulte osakaal kahaneb, aga edelatuuled, mis on ühed tugevamad, nende osakaal suureneb, siis kusagil peab toimuma ka tuulekiiruse kasv. Aga see kasv toimub siis ainult ühel kindlal perioodil, ehk siis eeskätt talveperioodil. Ja kui talvel tuleb Atlandilt rohkem sooja õhku, tuul on talvel tugevam, siis see kõik ongi seotud ka meil täheldatava edelatuule osakaalu suurenemisega. Ida poolt ehk siis seda kontinentaalsemat tingimust meie piirkonda jõuab harvem. Ja trendi analüüs näitab siis selgelt seost nao indeksiga ja jällegi tuulesuundade muutus 66. aastast alates vastavalt aastaajale. Kevadel muutus on tühine, pisut on suurenenud edelatuule osakaal, pisut on suurenenud lääne osakaal ja loode ning põhjatuulte osakaal, vähenenud selgelt kirde ja ida ning kagutuulte osakaal. Suvel on suurenemine toimunud edelatuulte osas, vähenemine kirdetuulte osas, edelatuulte osakaal on suurenenud ka sügisel, kuid kõige suurem on edela- ja läänekaare osakaale suurenemine just toimunud talvekuudel ja põhiliselt kagutuule arvelt. Tekib küsimus, et kas need näidatud nähtused on režiiminihked, lihtsalt ilmastiku eitlikkus ja seda me saame vaadata erinevate aegridade pikkuste kaudu. Põhigraafik on natukene kokku surutud, numbrid on läinud nihkesse, aga positiivsed tuulekiiruse kasvuperioodid on näidatud punase numbriga, sinisega need, kus on toimunud kahanemine ja suurem osa muutustest leiab aset talvekuudel. Suvised muutused on pigem nõrgemad, vähem olulised ja aastate lõikes on olnud suuremad hüpped 1900-ndate alguses, 1933, 1942, 61, 72 jälle ja viimane suurem nihkumine tuules on 2009. 92 ja 2009, need on olnud aastad ühtemoodi peaaegu kõikides Eesti ilmajaamad. Et see ei ole seotud selle, kas ta on Lääne-Eestis või Ida-Eestis, et süsteem on suhteliselt sarnane igal pool. Ja vaatame neist kahte režiiminihke näidet, üks kevadel aprillikuus ja teine siis septembrikuus. Me näeme, et tegelikult on üksikud väljalöögid, kus tuulekiirus kahaneb
siis taastub esialgne tase ja uuesti 90ndate alguses keskel lõi tuule kiiruse uuesti jälle alla ja suhteliselt madalaks on